niiviisi. Ei, no ega kes peab minema, see läheb, ega siis ei saa inimesi jõuga kinni hoida. Kas see on siis nüüd meie olevik või tulevik? Minevik ilmselgelt ei ole, seda ei ole nagu päris niiviisi juhtunud. Poolesti tulevik. Tulevik? Kui kauge? Seda ma ei tea. Kes leidis üles põhjuse või mehhanismi? Lugu ise on loogiline, eks ole, inimeste reaktsioonid mingis mõttes adekvaatsed. Põhimõtteliselt aistingud on seotud ajus toimuvaga ja seda, et mingisuguse õnnetuse tagajärjel näiteks kaob ära haistmismeel või maitsmismeel, seda on ka kuulmine, nägemine, seda on juhtunud maailmas rohkem kui üks kord, mitte seda, et kõigil korraga, aga mõnel inimesel. Ja see on seotud ajufunktsioonidega, iseenesest selles ei ole midagi võimalik. Aga kas te leidsite sellest filmist üles see mehhanismi? Enne oli hea, siis oli halb. Emotsioonide värk. Ja emotsioonid, närvid, ega tegelikult ütleme füsioloogilist või bioloogilist või midagi sinnapoole nagu realistliku mehhanismi välja ei toodud. Sest filmi alguses, lõpus sellest ei räägitud üldse, unustati lihtsalt ära. Aga alguses siis, no ütleme päris esimese veerandi peal võib-olla, siis nagu rõhutati mitu korda, et ei ole leitud ei keemilist, ei bakterioloogilist, ei ühtegi, mitte mingit jälge kuskil, mis nagu lülitas kõik välja, ja siis unustati see ära. Edasi käidi maskid peas, mille vastu maskid aiti? Piisknakkuse. Kui meil on midagi vees või midagi toidus või närvid läbi, siis selle vastu, närvid läbi vastu võib igast naljakad asjad muidugi aidata. Mul oli ühel hea tuttaval oli samasugune asi, et ei tulnud massita, see oli peksa. Jah. No emaga ka selline lugu, et 1994. aastal sa peksis ema ja siis ema jäi haigeks ja viidi tol õhtul hullumehi ära. Peale seda elu untsu läkski pooleni ja lapsepõlv läks kõik untsu. Jah, seda juhtub. Minul on üks tuttav, kes autoõnnetuse tagajärel ei tundnud enam üldse lõhnasid. Seda on nagu inimesel, kes tunneb lõhna, väga raske ette kujutada, aga kaob ära. See ei ole muidugi esimene film, kus niisugusi nagu teemasid või nähtusid ekspluateeritakse. On küll mitte nii, et kõik aistingud korraga lõpuks, eks ole, aga seda, et lõhnataju kaob ära näiteks, seda või maitsmismeel kaob ära, seda on päris palju kasutatud kinos, kirjanduses. Aga minu arust on kõige nõrgem koht selles filmis, või no nõrgem, see ei ole dokumentaalfilm, see ei ole, eks ole, õpik selles mõttes, me võib-olla üldse ei peakski liiga palju tegelema nagu teaduslike seletuste otsimisega. Aga lõpetades selle pooleli jäänud lause, minu jaoks kõige nõrgem koht selles filmis on see, et nad loobuvad üldse nagu seletuse või mehhanismi välja pakkumist. Aga võib-olla see ei olegi nõrgem koht, võib-olla see on õige, sest iga seletus oleks naeruväärne. Üks asi veel, mis on kindlasti oluliselt utreeritud, on protsesside kiirus ja eriti leviku kiirus. Iseenesest isegi võib-olla on mingi niisugused mehhanismid võimalikud, aga see ei saa nii kiiresti käia. Ja võimalik, et siin ei tegeldud selle kümnendikuga, keda miski ei võta, aga öeldakse, et ökoloogias on niisugune
jäme rusika reegel, et umbes 10% populatsioonist elab suvamisjama üle. Lihtsalt neid ei võta, ei nakka. No, niivõrd tugev immuunsus, niivõrd tugev vastupanuvõime, et mitte midagi juhtuma. Kas te võete selles asotsiaalne? Võimalik, jah. Sest et põhimõtteliselt asotsiaali valitud eluviis ei ole väga kerge. Ja selleks peab päris tugev organism olema. Aga ma ei pidanud praegu silmas ainult inimesi, vaid ma räägin nagu kõigist liikidest, populatsioonidest, loomad, ka taimed. Selles mõttes erinevate organismide, erinevate isendite vastupanuvõime on väga erinev. Seal on küllalt suur varieeruvus. Ja niisuguse jämeda hinnanguga umbes 10% on neid, keda ei võta ussi ega püssirohi. Sealt ühe korra lipsas läbi selline informatsioon, et ma mäletan, et selle riigi nimetest, aga ütles, et kuskil olevat sündinud laps koos kõiki oma meeldega. Et järsku saab võtta selle oli ja see viide oli Saksamaale ja vist isegi Berliini minust linna nimega. Aga siis räägiti mingi katsest ka, et võeti need jänesed ja taheti katsetada loomade peal, et seal on ikka selle haiguse vastu rohi või ei ole see, mis seal oli. Aga nad ei leidnud mitte midagi. Jänestega nüüd on siuke lugu, et üks asi, mis mina tähele panin, on veel selle koha peal, kus see epidemioloog naisterahvas kuulmise kaotas. Ta oli laboripõrandal maas ja see oli 2 jänest ja ahv. Need jänesed nuhutasid. Neil oli alles esimene haistmismeel, mis on jänese jaoks muidugi äärmiselt ilmselt olulisem kui inimese jaoks nagu osatähtsuselt, eks ole. Aga ja jänes näitab väga hästi välja seda, eks ole, kuidas ta haistab. Nii et jäneseid see igatahes ei võtnud, järelikult ei saa me, või on väga kahtlane, et me saame ka mingisuguseid vaktsiine või ravimeid jäneste peal katsetada. Jänesed oskavad hästi näidata, kuidas nad ei tunne. No jah, selle võib kanda siis režissööri saamatuse kaela nii-öelda. Aga võib-olla see oli nimelt. Mulle näis, et see ahvi lõhn jättis jänesed niimoodi külmaks, et nad vist äkki tundnud. Minu arust tundis seda sama. Ja seda võib ka tõlgendada niimoodi, et seal, mis see oli, kurtusele eelnes viha, raev, see tähendab põhimõtteliselt nagu oma sotsiaalsest rollist väljumine ja agressiivsuse tõus, eks ole, et äkki need jänestel oli siis agressiivsus tõusnud, me võime ka sedasi tõlgendada. Läksid ja ajasid ahvi minema ikkagi, eks ole, tahtsid kallale minna. Aga noh, kas nad tundsid või ei tundnud, no võib-olla see on ka nii, et jänes lõhna enam ei tundnud, aga ta lihtsalt vanast harjumusest liigutas nina. Jah? Kas organism pigem taastus või kohaneks ümber kiiremini mäluga või ilma lihtsalt sündmusest? Mis kohaneks seda? Kas aitaks kaasa või kui tal puudus igasugune mälu antud situatsioon? Mis te arvate? See on müra. Minu poolt seda ka, et maale ühe poisiga ühes toas ja tema. Aga noormees Punases on ilmselt kõige aktiivsem publiku seast, et laseme natukene vahepeal ka mõne teise midagi küsida, eks ole. Ei ole midagi hullu, väga tubli, et sa aktiivne oled, aga antud juhul seal üks teine noormees natuke rääkis, kuulame teda ka. Mis sa siis arvad? No siit tuli juurde, et sündid pimedana tuleb paremini toime. Ma arvan, et kui eluaeg pimedat täna inimesed saavad paremini hakkama, kui sündivad pimedat. Aga see on vahetus. Tähendab, jah, kui me oleme sündinud kõigi meeltega ja me õpime neid kasutama ja siis ühel hetkel mõne meele kaotame, siis nägemise, kuulmise, mis iganes.
siis tegelikult me oleme õppinud, me peame nagu ümber õppima natukene, me saame ühe meele välja lülitada, kui üks meel on kadunud. Ja teistega kuigivõrd asetada. Mina olen kunagi teinud haiget oma silmadele, nii et ma käisin mingisugune 2 või 3 nädalat ainult silmad kinni. Ja see tänaval hulkumas ei käi, aga toas hakkama saamine ei ole väga keeruline, eks ole, ära õppinud. Lapsed, kes sünnivad korraga kurdi ja pimedana, nendele maailmast arusaamise pildi tekitamine on äärmiselt keeruline. Sest et puudub nagu see harjumuspärane kommunikatsioonivahend. Ega me keegi ei ole sündides valmis maailmapildiga. Me peame väga palju õppima ja õppimine käib läbi meelte. Ja kui kuulmine ja nägemine, mis on siis 2 peamist meelt selle koha peal, on mõlemad välja lülitatud, siis on nagu äärmiselt raske kommunikeerida ja tekitada see pilt. Nii et selles mõttes ma arvan, et mälu. Mälu võib tekitada masendust. Aga masendusest saab üle. Näiteks see oma ilm, ma ei mäleta, kes selle välja tõi, aga kas pimedad sündinu, pimedad inimesed, kas see kuidagi täiesti erinev poole elu pealt? Meil ei ole võrdusmeid, mida sa otseselt seda öelda, seda arvu. Aega rohkem areneda selle, mida te näed. Tähendab, jah, see on puht spekulatiivne, mis ma arvan ja seda ei saa kontrollida. Ma arvan, et see on küllalt erinev. See on väga erinev. Küllalt erinev, väga erinev, jah, mis iganes. Ma kunagi rääkisin ühe noormehega, kes suhkruhaiguse tõttu oma nägemise kaotas. Et alguses oli väga raske harjuda, aga see hobamine ja need haismised, need hakkavad kompenseerima seda. Mis ta muud üle? Ja ei, no see on nüüd see, kui meil mõni meel ära kaob. Tähendab, asendus või kompensatsioonimehhanismid on küllalt tugevad. Ja see on see sama aju, mis nüüd tegeleb ja kui see mõne meele kaotus on seotud pigem mitte neuroloogiliste, vaid füsioloogiliste hädadega, siis aju suutlikkus signaale töödelda justkui ei kannata. Ja siis on, jah, sa hakkad paremini kuulma ja kompimine läheb tundlikumaks. Aga siin see küsimus oli pigem selles, kuivõrd palju on sünni poolest pimeda inimese maailm erinev nüüd nägija või siis pimedaks jäänu maailmast. Sellepärast, et tegelikult vastsündin on kordades rohkem neuronid teeskasvanud. Et lihtsalt ta rakendab neid hoopis teiste eesmärkidega, seega kohanemised oluliselt suuremad või toimub. Nojah, eks me neid hävitame täiskasvanuks saamise käigus. Aga tähendab, lapsed õpivad kiiremini, see on õige, jah, mis neil üle jääb. Nad peavad väga palju ära õppima. Ja põhimõtteliselt meie õppimisvõime, õppimiskiirus, õppimisvõime aeglustab elu. Jah. Enne otsali jõudma sinna, mis huvitav, mis see seos võiks siin alguses enne seda lõhnataju kaotust eelnevast tohutu kurbust tuli enne kuulmise kaotust tuli tohutu vihahoog kõigil ja lõpus siis enne nägemise kaotust niisugune armastamine ülevoolav tunne. Miks siis nagu nii? Siin on nüüd mitu võimalikku vastust. Ma arvan, et kõige õigem vastus on nii-öelda kunstiline. Et režissöör ja stsenarist ja kes iganes selle välja mõtlesid, nagu seostasid mingisugused, ütleme, närvilisuse tüüpi reaktsioonid siis nende aistnikute kadumisel. Ja selles on teatav loogika, et põhimõtteliselt
kui aju hakkab aru saama, et mingid aistingud kaovad, siis me läheme ärevile. Ja siis hakkab midagi naljakat tegema. See nii-öelda ümberkohanemise hetk on iseäralik. Ja siinkohal ma arvan, et see on suhteliselt sümboolselt, eks ole, seotud, et iga meele kadumisele eelneb mingisugune erinev reaktsioon. Nüüd ma ei vaevaks ennast väga selle nii-öelda teadusliku või füsioloogilise seletuse otsimisega, miks just haistmise kadumisele eelneb üks ja nägemise kadumisele teine, et nagu erinevad ära jagada. Võib-olla lõpetada oli armastusega kõige ilusam. Siin ei saaks vaadata tegelikult asju psühholoogilised kriisifaasile. Algul me lehmatavad, me muutume kurvaks, et midagi juhtus, siis me lähme, kui midagi veel juhtub, siis me muutume vihaseks ja lõpuks sellega. Filmist oli tegelikult selline aastast. Selles mõttes see järjestus on loogiline, jah. Küsimused tulevad ka. Et nagu me teame, meil on 5 meelt. Filmis oli näidatud, kuidas kaob ära 4 tükki neist. Viimasena jääb siis see kompimismeelt, katsumine ja sükst asjad. Et teoreetiliselt, mis siis juhtuks, kui see ka ära kaoks? Kas siis, kui ma midagi katsuksin, siis oleks nagu mingi tuimestus või lihtsalt ma ei saaks ka oma käsi ja asju ka liigutada. Kuidas selle kohal? Tähendab, kui see tõepoolest viimasena kaob ja enne seda on nägemine, kuulmine, haistmine ja maitsmine läinud, siis ma arvan, et see lõpeb väga kiire traumaatilise lõppmänguga, sest et sa enam ei saa aru, et sa teed omale haiget. Lihtsalt jooksidki peaaegu vastu seina nii kõvasti, et rohkem pole vaja. Ja ei saa aru ka. Aga on suhtumid olnud, et näiteks kompromisskeel kaob ära? Tähendab, ma ei julge öelda, et täielikult, eks ole, mis tähendab täielikult, aga tähendab seda, et inimene ei tunne lõikamist või põletamist, seda on küll juhtunud, jah. See on kompimismeele kadu. No kui sa võtad kuumast ajuroobist kinni ja sa ei saa aru, näed, eks ole, et läheb kärssama, aga haistingut ei ole, see on kompimismeele kadu, eks ole, väga dramaatiline. Aga nüüd see nii-öelda tundlikkuse katse või mis iganes, eks ole, inimeste varieerus on nii suur, et siin on nagu väga raske öelda, et enne ma tundsin nagu 10 millimeetrisi liivaterasid ja nüüd tunnen ainult millimeetrisi või siis ainult sentimeetrisi, eks ole. No seda on nagu väga raske seda piiri tõmmata. Teed palju tööd, läheb peonahk paksemaks, siis ka ei tunne nii hästi. Viimasel juhul lihtsalt sul kaob kogu keskne süsteem ära ja siis sa oled restikood, sa ei üldse ei kontrolli. Jah. Aga kui kompimismeel kaob ära ainsana, siis tõenäoliselt vähemalt mingis piiris on võimalik, et teised meeled seda asendavad või kompenseerivad. Sa pead siis nagu teadlikult nägemise, kuulmise alusel rohkem kontrollima, et sa ei võta kuumast asjast kinni ja ei tee endal nagu haiget. Mingi analoogia, kunagi ma olen lennuki pealt või kopteri pealt pilte teinud -12-ga ja kui seal tund aega lennanud juba, siis sõrmed on siiamaani jääs. Ja siis on nii, et sa ei tunne mitte midagi, siis vaatad, kuhu peab vajutama. Asendab. Üks selle analoogia on tegelikult see, et mul on enamustel kogemusi, kus me jääme magama või nii, et käed selja taga, pea all ja siis hommikul ärkan üles ja seal kukub 2 kätt. See ehmatab kohutavalt ära, aga siis on ka tükk öelda, see on midagi, kelle käsis on, aga lõpuks taipib. See on kõige lähedasem, mis mina suudan midagi sinna viia. No võib-olla ma arvan, et see on üsna individuaalne, kuidas nagu inimesed tunnevad. Ja mul ei tule see kirjeldus nagu väga tuttav ette, et ma iga päev niisugusi asju üle jätaks. Ma ei jää põhimõtteliselt midagi magama. Seal filmis näeb selle söömise kohta ka, et võtsid söömisega probleemi. Nii, aga kas on veel küsimusi kellegi, kui see on kaugemal äkki? Jaa, küsige. Ma küsiks sellise küsimuse, et ma siin vahepeal
selle filmi ajal ja igal ja ma ei saanud sellest filmist aru, et film on kunstiline film on ju. Ja kui mina teen filmi, siis ma püstitan mingi eesmärgi, ma tahan selle filmiga midagi öelda. Läbi selle filmi ma tahan midagi öelda, mul on eesmärk. Ma küsin teie käest, et võib-olla olete varem seda filmi näinud või lugenud mingit arvustust kusagil, mina mitte. Et mis oli antud filmi eesmärk, et ega me ei saa siin bioloogia tasemel seda filmi praegu lahata, et meil kaovad kõik meeled. See on absurd, seda ei juhtu. Eks ole, ja noh, see on, sellest me räägime, et need kadusid ära ülekantud mõistes. Sellel on kunstiline film ja tal oli mingi eesmärk, mida tahab autor publikul öelda. Jah, niiviisi võib tõlgendada ja tõenäoliselt on see mitmes mõttes mõistlikum tõlgendus, kui nagu väga sügavuti otsida niisuguseid naturalistlikke selgitusi, eks ole, mida seal ei peagi olema. Ja ma olen seda filmi enne näinud ja ma olen ka mõnda arvustust kohanud. Osa inimesi arvab, et kena film oli, osa inimesi on lõpuks segaduses, et ei saa aru, mis jama oli, lõppajus ära või läks segaseks või justkui jõutudki kuhugi välja. Ma arvan, et see on nüüd puhtalt minu arvamus või tõlgendus, eks ole. Ma arvan, et nad üritasid siin mitmeid asju välja tuua. Üks on võib-olla see sama ületarbimise, saastamise, siin oli päris palju viiteid nagu sellele, et inimese ja keskkonna vahelised suhted võib-olla ei ole päris head, aga see ei ole tõenäoliselt peamine. Ma arvan, et kõige rohkem oli selles filmis inimeste omavahelistest suhetest. Üksindusest, suhtlemist teistega, vajadusest suhtluse järgi, tegelikult selle sama suhtlemise ärritavusest. Seda oli päris palju igal pool. Vialiskaudsus kõiges, järjest süvenes. Ja ka see nii-öelda üksi elamise ja kõige iseteadmise ja erakorraline olemise maniakaalsus või üleüldine valdavus, võib-olla ka see, jah. Aga ma ei ole lugenud nagu nende autorite selgitusi, mida nad tahtsid öelda, et selles mõttes ma võin ainult ise targutada, jah. Siit alt tuli enne. Palun selle mikrofoni ka siis minu meelest üks täiesti kindel asi, mis oli kindlasti see, et inimesed harjuvad kõigega ja kohaneb kõigega, seda on bioloogias, seda õpetatakse kõigile koolid, me kohaneme kõigega ja see oligi minu meelest üks selle filmi kõige suuremaid eesmärki, et isegi lõpuks sul oli ainult üks meel alles, aga sa ikkagi õppisid selle ära, sa ikkagi nagu kohanesid sellega ära, sa ikkagi leidsid selle, mis tegelikult tähtis on maailmas, mis tegelikult nagu on oluline, et on oluline ikkagi teine inimene, see, et sa saad nagu armastust teiselt inimesel ja sa õpidki kohanema ja sa õpidki nagu võtma seda, mida sul on võtma. Siit tuleb ka vastus sellele küsimusele, mis enne ülevõtmine, et miks 5 meil alles. Kui see oleks ka ära kadunud, see oleks täiesti masendav film, siis oleks olnud hull. Ei no ega... Armastus on ikkagi nii kaua, kuni sa ikkagi tunned. Võimalus näidatud koha. Ega no tähendab, põhimõtteliselt võib ju oletada, et pärast tiitreid kadus ka see 5 meel ära ja siis lihtsalt ei olegi midagi enam. Siis ongi maailm lõppenud. Kogu see festivali teema on ju maailma lõpp. Aga meil on õnnelikult, et te ütlesite, et 10% ei hakka miski peale, aga need, kes üksi kodus seda filmi on vaadates, neil on päris masendav. Võib-olla, jah. Võib-olla igavesti lisavad silmas ka. Üleval rõdu peal iga üks küsimus. Üks märkus, et kui põllumehed ei näe enam toitu, siis nad sureksid aega nagu nii. Aga 10% ei alles, keegi Trevor jutustas seda lugu seal. No tähendab, seda 10% ei saa nüüd nii jäigalt võtta, see on niisugune jäme reegel, umbes 10%. Ja ma ei julge ka öelda seda, et see sama 10% on see, kellel jääb korraga kõik 5 meelt alles, eks. Et võib-olla jäävad ühed kuuljad ja teised nägijad ja kolmandad haistjad. Aga tegelikult, kui nad nüüd nagu niisuguse nagu toimetulemise
praktiliste murede juurde minna, siis kui valdav osa inimkonnast on ilma neljameeleta ja ainult suudavad üksteist kallistada ja õnnelikud olla selle juures, siis see asi väga jätkusuutlik ei ole, eks ole, see kaob suhteliselt kiiresti ära. Need, kes neid makaronipakke toovad, peavad vähemalt alles jääma. Ja. Sellele ka, et üks on nurmek, aga midagi analoogselt võib üle kanda looduses kui sellise populatsiooni oheldamismehhanismi, näiteks viirusega tegelikult seal. Kui see oleks viirus, siis ta töötaks ju tavaliselt jälle, et populatsioon tooks kümnendiku peale. Ja ei, no neid maailma mudeleid, kus on öeldud, et 7 või 11 miljardit, või no 7, natuke üle 7 on meid praegu, 10-11 peale on niisugused keskmised prognoosid praegu. Ja ka mudeleid, mis ütled, et stabiilselt lõpuks jääb ikka 2 miljardi peale, vahepeal tuleb väike jama lihtsalt, neid on ka, jah. Mõne selline küsimus, kui palju rahvast on üldse maailmas? Praegu 7 miljardit ja natuke peale. Juba tõusnud. Ta kogu aeg tõuseb, väga kiiresti tõuseb. Iga aasta umbes 80-90 miljonit. Ütleme 80 miljonit iga aasta kasvab rahvaarv. 140-150 miljonit sünnib ja mingi 60 sureb ära ja 80 on siis nagu pluss või kasum või juurdekasv. Meie aga nüüd oleme seal 10%. Jah. See 10% küll, aga nüüd, et see pruugi alla ei vähend see nagu inimkonna populatsioonist, et dinosaurus täiesti mõni kui krõbid. Siis, et jah, krokodillid jäid me läheb. Võib-olla see 10% on ainult võib-olla sipel, keda termiitid on neid kõik üleva. Ei no jah, tähendab selles mõttes ökoloogias küll räägitakse populatsioonist, see tähendab peaks siis nagu liigi sees kehtima. Nüüd muidugi ilmselgelt on see nüüd liialdus, kui ma ütlen, et elavad kõik üle, sest kui füüsikaline keskkond muutub ikkagi täiesti võimatuks, siis ei ela keegi üle. Ja dinosauruste väljasuremist, mis oli siis üks massväljasuremise periood, praegu muuseas räägitakse ka massilise liikide kaoperioodist, 6 massilise väljasuremise laine on meil, aga see läheb nagu sellest filmist ja teemast natuke kõrvale. Siis kõige tõenäolisemad seletused või mehhanismid, mis dinosauruste väljasuremist põhjendavad, on seotud väga dramaatiliste füüsikalise keskkonna kliima, kiirgusrežiimi, soojuse ja nii edasi muutumisega. Aga sellepärast ma ütlesin, et see on nagu rusikareegel või jäme niisugune üldistus, et seda ei saa liiga absoluutselt ka võtta. Nii, aga küsime viimase küsimuse, vaadake see ka aeg on juba hiline. Kellel on viimane küsimus? No ei ole keegi enam küsimus. Minul oli selline aru saanud, kui oli see stseen, kus ta oli valmis ja see maitsmis ja haismis meil ja maitsmisel olid kadunud, jah? Et kui see peaksid sööma, et võistuli ikka töötasid. Jah. Ei saavad aru, et see tegelikult kahju. See eufooria. See eufooria sõna tõenäoliselt on õige. See on nagu mingisugune mustast august või masendusest väljatuleku eufooria, et okei, me ei saa nautida peeneid veine, häid lõhnasid, maitsvaid toitusid ja nii edasi, aga midagi me saame ja okei, sööme seepi, lõbus on. Aga samas ta ei söönud ära, kui üritas selle välja, et lihtsalt, et seda just, jah. Et see on pigem niisugune allegooria, ma arvan. Seebi söömise koha pealt küll mina olen proovinud seepi süüa, ja suhteliselt vastik on, aga ta peaks rohkem vahutama hakkama. Ja ilmselt seebi vaht on suhu läinud vist enamikul inimestel, et selles mõttes mingi, mis maitsega on šampoon või seep, teab vist igaüks, eks ole. Sulane Jaani sai ka seebi käima. Ja, ega see ei ole midagi enne olema. Kõrga maitsega on šampoon. Kui palju seepi sisse süüa, siis on see seedimisele mõjub, või mitte ainult seedimisele, vaid sisikonnale mõjub halvasti, jah, see on õige.
natuke oleneb see vist ka, pesuvahendid on hullemad, kõige hullem on torusiil, ärge seda proovida. Aga loodetavasti te mõtlete edaspidi ka sama kriitiliselt, kui te vaatate neid ükskõik millist Hollywoodi kassapilti, et kui te õhtul ka vaatate, teil on filmika, siis mõelge pärast seda ka, et mis siis tegelikult päriselt võis olla ja mis mitte. Nagu me oleme see nädal kõikide filmidega teinud siia. Ma vaidleks teiega natuke. Ja selles mõttes, et loomulikult tasub ära tunda ja nagu realistlikult vaadata, et kas see nüüd saab olla või mitte. Ja on osa filme, kus on, mida mina ei saa vaadata, sest seal on nagu niivõrd absurdi pööratud asja olemus, et mis on sõna otseses mõttes füüsikaseadustega vastuolus. Seda ma ei klassifitseeriks sinna. Siin on mingid asjad, mis jäetakse lahtiseks, et päris nii olla ei saa, aga kui me suudame nagu leppida sellega, et okei, päris nii olla ei saa, aga siin on midagi muud huvitavat, mingi seesama kunstiline või psühholoogilise esitluse või mingite emotsioonide või mõtete esile kutsumise asi, siis nautige seda filmi. Andke endale aru, jah, päris nii olla ei saa, aga ärge siis sellepärast nagu kogu filmi nautimist ära nullige. Ja ei nautimist ka muidugi. Aga hakkame siis lõpetama, kui te väljute, olge nii kenad ja võtke oma topsid kaasa, et seal foees on prügikaste ka, on meil ka lihtsam. Oodake, ja siis foee ukse juures on ka tagasiside lehe